Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohke Debelak. Valitsus andis Riigikogu menetlusse seaduseelnõu, mis võimaldaks juriidilist isikut kriminaalkorras süüdi mõista ka ennetavalt. Seda juhul, kui ajalugu ja eelnevad kogemused näitavad, et nii läheb. Seadus loodetakse vastu võtta veel enne, kui kohalike valimiste tulemused on käes ja Keskerakond on taas Tallinna linnas ainuvõimu juures. Tavaliselt on siis läinud umbes pool aastat kuni aasta, kui tuleb esimene kohtuasi, mis puudutab erakonda tervikuna. Valitsuse sõnul oleks kohtu- ja uurimisorganite aja kokkuhoiu mõttes mõistlik, et Keskerakonnal on kogu aeg vähemalt 2 kriminaalkaristust varuks. Kõige parem oleks, kui esimese süüdistuse saaks erakond juba enne linnavalitsuse moodustamist, et oleks võimalik rahuliku südamega tööd alustada, lisatakse eelnõu seletuskirjas. Ja välismaalt. Välisministeerium annab teada, et eile New Yorgis toimunud tüdinenud rahvaste organisatsiooni julgeolekunõukogu istungil avaldasid kõik üksmeelselt tüdimust, et Venemaa on taas ühe riigi õhupiiri rikkunud ja seekord Eesti oma. Enamik organisatsiooni kuuluvaid maailma riike on solidaarselt Venemaast tüdinenud ja sellele vaatamata toonitati üksmeelselt, et ei tüdineta, tüdinemisest ja väsimust ei tohi üles näidata. Tüdinenud rahvaste organisatsioon vajab kriitikute sõnul kiiresti reforme, kuid seda on ka juba tüdimuseni korrutatud ja see ei vii kuhugi ja tekitab ainult tüdimust juurde, märgitakse tüdinenud rahvaste organisatsiooni resolutsioonis ja lisatakse, et nendest resolutsioonidest on ka juba tegelikult ilge koblaka sees. Ja tagasi Eestisse. Kõik suuremad kütuse- ja jaemüügiettevõtted on tõstnud järsult hindu ja seekord on hinnatõusul ka uusi külgi. Nimelt andsid tanklaketid teada, et kütus kallines 20 sendi võrra ja esmakordselt ajaloos ka tagantjärele, mis tähendab, et kõik kliendid, kes on viimase 2 nädala jooksul tankinud, peavad tulema lähemasse tanklasse ja vahepeal kallinenud osa juurde maksma. Kuna hiljuti oli kütus tanklates tavapärasest oluliselt odavam, siis tuleks arvestada päris korraliku väljaminekuga. Tanklaketid lubavad, et tagantjärele hakkab kütus kallinema harva, vahest korra või 2 kvartalis. Ja valitsus annab teada, et otsustas eile lisaks paljudele eelnenud tõstmistele veel tõsta. Pärast põhjalikke arutelusid otsustati tõsta tuju. Esialgu otsustati tõsta inimeste tuju 5% ja kui sellest jääb vajaka, tõstetakse tuju veel 5% võrra. Tuju tõstmise peamiseks põhjuseks on tõsiasi, et valitsused pole viimaste aastakümnete jooksul midagi teinud elanikkonna tuju tõstmiseks ja seekordne aktsioon on igati teretulnud. Tuju tõstetakse esmajärjekorras madalapalgalistel inimestel, paljudel tõstetakse tuju tagantjärele, lisatuju saadakse rikaste tuju langetamise teel, mis tooks kaasa tuju kui sellise ühtlasema jaotumise riigis. Tulevikus kaalutakse ka tujumaksu kehtestamist ja seni on ülekaalus progressiivse tujumaksu pooldajad. Eetris olid uudised.